Tervist kõigile! Tere tulemast MTA lavakunsti osakonna vastuvõtu infotunnile. Anname teile siis täna ülevaate, millele saab sisse astuda, kuidas saab sisse astuda ja mida te siin loodetavasti õppima hakkate. Ja tahakski kõigepealt sissejuhatuseks kohe ära öelda, et siin see aasta on meie vastuvõtt jälle üle 4 aasta eriline, sest see aasta saab sisse astuda nii näitleja, lavastaja kui dramaturgi õppesse. Selline võimalus on meil iga 4 aastana. Ja meie kooli üks suuri eripärasid ongi see nende 3 õppesuuna põimitud õppe. Et see on tegelikult Euroopas üsna harukordne, sest meie siin koolis usume, et hea näitleja mõistab hästi lavastajat, hea lavastaja mõistab hästi näitlejat ja suudab muuta näitleja oma peamiseks töövahendiks teda aidata ja hea dramaturg kirjutab just selliseid tekste, mida näitleja hea mängida ja lavastaja hea lavastaja seetõttu on tegu ikkagi 3 õppesuuna puhul sellise tiheda põimitusega, et esimene suur osa koolist toimub ühiselt, kõik läbivad kõik treeningud ja siis kuskil poole kooli pealt hakkab spetsialiseerumine. Et see on meie üks eripära ja teine suur eripära on see, et siin koolis konkurentsitult võrreldes teiste Euroopa ülikoolidega saab meie õppekaval tohutult sügavat ja palju professionaalset praktikat. Et nagu te ise olete loodetavasti näinud, kuulnud, et toimuvad diplomilavastused professionaalses teatrites, professionaalsetel lavadel ja pool koolist peaaegu saab olema see. Ja 3. eripära on see, et meil on kursuse juhendajate süsteem, mis tähendab seda, et on õppejõude, kes kursusest kursusesse töötavad edasi, aga see peamine õppejõud, kes su eriala õpetab, peamine meister, kelle käe alla see tuleb, see on igal lennul natuke erinev, need inimesed vahest korduvad. Ja mul on selles mõttes ülimalt hea meel anda kohe sõna edasi meie järgmisele kursuse juhendajale, kes ilmselt loodetavasti väga palju tutvustamist ei vaja. Et tegu on näitleja, lavastaja, teatrijuhi ja siin koolis korduvalt ka kursust vedanud inimesega Elmo Nüganiga. Järgmine lavakunsti 34. lend saab olema Elmo Nügani juhitud lend. Siuke sissejuhatus minu poolt. Palun, et oli sõna Elmo. Nii, tere, Elmo on minu nimi ja siis Siret on minu ühel käel, Siret on see siis, kelle hallata on dramaturgid, kes teab neid saladusi ja Mart on siis see, kes peale kooli juhtimise, Mart on ka koolijuhataja, Mart on see, kes hoiab silma peal lavastajat ja teab neid saladusi. Ja näitlejate saladustest teavad nemad ka ja tean mina ka natukene ja 3 püüamegi siis seda teha. Lisaks meile 3 on veel abiõppejõud ja nemad on ka sellised inimesed, kes on võimelised noort inimest juhendama nii lavastajaõppes kui näitlejaõppes, eelkõige muidugi näitlejaõppes. Ja need on Priit Võigemast ja Eva Koldits. Neid täna siin ei ole, aga võimalik, et neid inimesi tuleb veel juurde, sest 4 aastat on ikkagi pikk aeg ja vahel ühe kursuse juures käivad erinevad eriala õppejõud, kas pooleks aastaks või aastaks, rääkimata nendest lavastajatest, kes teevad mingeid lavastusi kursusega. Ma olen seda sama usku, millest Mart siin rääkis, et selle kooli usku, need 3 eripära, mis siin koolis on, meil kindlasti on rohkem, aga need on need õppimisega seotud eripärad. Et lavastajaõppe, näitlejaõppe, dramaturgiõppe ühel kursusel, see on väga hea tee, väga hea moodus, et ma olen ka seda meelt. Nii, aga rohkem mul praegu midagi muud öelda ei ole, kui võib-olla see kõige tähtsam asi siia lõppu, et võiks ma
keegi meist siin ei ole algaja selles tähenduses, et me ei ole esimese kursuse juures, et me ei saa olema meil esimesed, me oleme seda tööd varem teinud. Aga kõik õppejõud, kes siin majas on, nad püüavad anda oma arusaamise. Loomulikult nad saavad aru, et teater on palju rikkalikum ja kui ainult ühe inimese vaatepunkt, ükskõik siis kelle meie. Aga ikkagi mingi niisugune oma puudutus või oma touch või oma niisugune käekiri, omad saladused on ikkagi meil kõigil ja need on need, mida me teile edasi anname. Ja üks asi, mida ma kindlasti tahan teile edasi anda, see on see, et see, mis puudutab psühholoogilist teatrit või ütleme siis, mis võib välja näha, kui te saalis istute etendust vaatate, võib välja näha niimoodi, et te näete laval inimest, kes elab oma elu. Ja te vaatate laval ja te usute seda, te saate aru, et tõepoolest see oleks nagu see tegelane. Vaat see on see, mida ma tahan teile sellel kursusel, kes sisse saavad neile seda edasi anda. Mitte sellepärast, et psühholoogiline teater on teistest teatritest millegi tõttu parem või mulle lihtsalt meelepärane, vaid sellepärast, et minu arusaamist mööda ja selles teatrikoolis seda ka respekteeritakse, et psühholoogiline teater on väga hea baas kõikideks muudeks teatri tegemise viisideks. Et kui siit koolist väljub inimene, kes oskab mängida inimest, ükskõik siis millises situatsioonis ja ükskõik kas siis noort või vana inseneri või viiuldajat või kraavikaevajat, ükskõik Hamletit, ükskõik keda, et siis selle baasi pealt on tal lihtne minna ka mingisugustele muudele teatriteedele, teatriradadele. Sest teater on praegu väga rikas ja väga mitmepalgeline, et ka laval eksisteerimise vorme, kuidas näitleja laval, milliste reeglite järgi ta laval eksisteerib, neid on ka väga palju. Aga minu arusaamist mööda see baas on ikkagi inimese mängimine. See on umbes võrreldav sellega, et kui me vaatame Picassot või me vaatame, me ei arva ju seda, et ta ei oska maalida või Dali, eks ole, nad ei oska maalida natuurist, et nad lihtsalt, et see on lihtsalt see, et nad on valinud teistsuguse tehnika, teistsuguse keele, neil on teine käekiri, aga baas on ikkagi see, et tuleb osata joonistada. Samamoodi tuleb osata musitseerida, et leida oma tee, tuleb kõigepealt selgeks saada solfeggio, tuleb nooti lugeda, tuleb saada see baasharidus ja selle pinnalt võib juba teha musitseerida ükskõik mil moel. Nii et see on see, mille eest meie siin püüame nagu hoolitseda, et te saaksite selle baasi, see, mille pealt te võite siis välja lennata ja teha igasuguseid asju, mida te teha tahate. Väga hea, et ma omalt poolt tähendaksin seda, et siis kuna mul õnnestus Elmo nõusse saada, et mina võin teda aidata lavastajates, et siis lavastajates on sama asi, et kuna teatrit on maailmas palju ja see on väga hea, siis peab valima oma fookusest, kõike ei jõua õpetada piisava sõnadusele ja see, mida Elmo sõnastas, laieneb selles mõttes ka lavastajaõppele, et lavastajaõppe algab siin eelkõige ikkagi lugu jutustavast teatrist, tegelaste loomisest. Me õpimegi siin lavastajaõppes lugusid jutustama, komponeerima, tegelast analüüsima, tegelasi juhendama, eelkõige see näitleja aitamine, kompositsioon, kuidas aegruumi laval situatsiooni üles ehitada ja nii edasi. Ja kõik see on aluseks, muide, kui te ka nii mõtlete, kõik see on aluseks sellele, et see on see ABC ja see baastehnika, mille alusel töötab ka filmi ja seriaali maailm. Et kui kedagi näitlejana või lavastajana tulevikus huvitab sinna maailma minna, mängida filmis lisaks teatrile või kuskil seriaalis, siis no see kõik on puhtalt ja päris tugevalt ikkagi loo jutustamise keskne. Põhiline väljendusvahend on inimese saatus, mida ekraanil
või laval kujutatakse. See ei tähenda, et me ei loomaetüüd. Et me ei teeks igasuguseid hullusi ka, on ju see meie arusaamast mööda, see on see baas, see on see ABC, joonistamisoskus, nagu Elma ütleb. Ja ärge kartke, et ega kui keegi mingi hullumeelse performance'i siin tahab teha, siis seda me ka võimaldame ja aitame. Et ega see oma keele leidmine, oma stiili, hääle leidmine kuulub asja juurde ja hiljem 3.–4. aastal juba hakkabki see ka tekkima. Et ühesõnaga me näitame, me anname teile nagu hunniku selliseid nippe ja tööriistu või meetodeid, mis eelkõige on see ju need asjad selle jaoks, et te saaksite ise ennast aretada. Ja ma arvan, kui ma nüüd sõna niimoodi sujuvalt annaks üle Siretile, siis kuidas sa selles valguses meie dramaturgiõpet võib-olla siis tutvustaks? Ja ma võtaks siit kohe üle, et selline oma keele leidmine on hästi oluline. Loomulikult esimestel aastatel on baasoskuste omandamine, et millest me üldse räägime, kui me räägime näitlemisest ja lavastamisest ja dramaturgiast, et üldse aduda, et mis on juba olemas. Aga praegu see lõpetav lend, kus on ka lavastajad ja dramaturgid ja näitlejad, tõesti me hakkame juhendajatena ju ühel hetkel märkama, et mis on oluline, mis sind kõnetab, kuhu suunas sind rohkem triivib. Ja siis me toetame sind selles mõttes, et see ei ole Rootsi kust võib kõike võtta, aga ma arvan, et kunstnikena meid tõmbab millegi poole tugevamalt. Ühel hetkel, kui me juba orienteerume mingisugustest baasasjades. Et kui mõelda dramaturgiõppe väljundist, et kuhu võiks siis välja jõuda, et kui see dramaturgiõppe on läbitud, siis võiks olla oskused kindlasti selleks, et kirjutada näidendeid, kuigi on ka mitmeid lavastajaid, kes on kuulutanud näidendi surma, aga sellest ei ole midagi. Seda on ka mujal juhtunud ja seda on ka ajaloos korduvalt juhtunud, aga endiselt on koht näidenditele. Aga see ei ole ainuke asi, millega me tegeleme, et dramaturgiõppe ei ole ainult näidendi kirjutamise õppe. Hästi oluline on ka lavastusdramaturgia, et kui te olete teatris käinud ja vaadanud kavalehti, siis te olete kindlasti märganud, et lavastusdramaturg siin ja lavastusdramaturg seal ja ma ei hakka praegu loengut pidama, mida see lavastusdramaturg täpsemalt teeb, aga need oskused, et töötada lavastajaga hästi lähedaselt koos, et töötada trupiga, et aidata formuleerida kunstilisi kontseptsioone, olla lavastajaga koos prooviprotsessi jooksul, et need on ka kõik hästi-hästi olulised oskused, et tänapäeval dramaturg ei istu kusagil eebenipuust tornis oma ette ja siis aeg-ajalt lennutab mõne näidendi alla siia teistele. Et ei, absoluutselt, et see praktiline töö, nii nagu meil koolis on töö on hästi lähedaselt koos, tegelikult teatrimaailmas ka see töö on hästi lähedaselt koos. Ja kolmas suund, millest me hakkame ka siis õpingute teises pooles rohkem mõtlema, on et mis on majadramaturgia, ehk siis teatrites on kirjandusala töötajad, aga tänapäeval majadramaturgia liigub juba ka rohkem selle suunas, et kuna sõna tähtsus teatris üldiselt on vähenemas, kuna erinevad keeled, mis laval on aina tähtsamaks muutumas, siis tegelikult majadramaturgid on ka sellised kunstiliste juhtide kaasamõtlejad selles, et mis teater üldse on, mis on konkreetse teatri positsioon ühiskonnas, meie kultuuriruumis, meie väärtusruumis ja millist repertuaari konkreetne teater peaks üldse mängima. Et see on selline suur plaan dramaturgiõppes. Jah, see läheb nii filosoofiliseks, me omavahel naljatamise ütlesin, et see on nagu presidendi õpe. Nii, aga nüüd vist oleks paslik minna korraks õppekavadesse sisse, lihtsalt me proovime nii-öelda lihtsas keeles ära rääkida, mida me siin õpetame. Et kui ma nagu teen sissejuhatuse ära, siis te saate täiendada. No põhimõtteliselt peab siia kooli siis üks põhiline sõnum tegelikult, mida te peaks arvestama, on see, et väga paljud, kes on mujalt ülikoolist tulnud siia meil õppima, ütlevad, et nad on üllatunud ühe asja peale. Ja see üllatus on see, et nad taipavad seda, et
et vaata, kui sa õpid füüsikat või kirjandust või teatriteadust, on ju, ja seal Tartu Ülikoolis või mujal, siis sinu õppeedukus ikkagi väga suurel määral sõltub sinu enda tublidusest. Kui palju sa õpid, keskendud, tööd teed. Ja see, et kui sul kursakaaslane natuke lohet paneb, ilmu kohale, võtab asja lõdvalt, see sinu tulemusi nii väga ei mõjuta. Siis meie koolis siin me õpetame teatrit kui kollektiivset kunsti ja see lihtsalt on teatri olemuslik osa, et kui me kolmekesi tahame proovi teha, siis minu edukus ja võime areneda sõltub suures osas sellest, kui hästi Elmo mulle vastu mängib, kui ägedaid impulsse mul annab ja kas ta on iga kord ka kohal ja pühendub. Eks ma tahan rõhutada seda, et kuna sinna ametisse, sellesse alasse, sellesse kunstižanri on tohutult sisse kodeeritud kollektiivsuse põhimõte, siis meie koolis on selles mõttes see õpe selle koha pealt hästi intensiivne. Et peab kohal olema. Me ei saa väga lasta inimestel puududa, ülesanded tegemata jätta, sest kõigi edukus sõltub nagu otsesel määral teiste edukusest ja panustamisest. Ja seetõttu, kui te siia kooli tulete, peate arvestama, et tunnid hakkavad kell 9 hommikul ja lõpevad 6:30, 7 ja väga tihti eeldatakse siis, et te lähete veel teatrisse vaatama tükki. Et kui te tulete siia kooli, siis ma lihtsalt tahaks mõelge sellest, kui luksusest kord elus pühenduda. Sest teid ootab ees elu, kus teil on pea laiali otsas ja 100 ülesannet, aga selle kooli kõrvalt ei saa tööl käia, ei saa omada koeri, kellega peab kuskil jalutamas käima 3 korda päevas, mida iganes, sest see võtab ära kogu su päeva. Aga see annab teile ka, uskuge mind, see annab teile metsiku kogukonna, sellise mingi inimliku toe, sellise kogemuse, mida väga tihti ei pruugi mujalt hilisemas elus saada. Intensiivse grupi ja pühendamise tunde. Et selleks paluks valmis olla ja uskuge mind, see ei ole nii hirmus, sest jah, ma ütlesin 9-st 6:30. Aga mõelge selle peale, et kui ma olen küsitlenud keskmist gümnasisti, milline ta päev välja näeb, hakkab ka mingid loengud on sul või klassid on ju, mis kell teil kool lõpeb, ma ei tea, 9 hakkab, 8 hakkab mõnes koolis, 2-3 on läbi, aga mis siis järgneb? Enamus noortel järgneb siis trenn, mingi ring, mingi asi ja tegelikult su päev on sisuliselt sama pikk, aga ta on vaheldusrikas. Ja vaadake, see meie kooli õpe on ka see, et see ei ole nagu Tallinna Tehnikaülikoolis informaatikat õppides teoreetiline loeng, teoreetilise loengu otsas, sest siis ei peakski 12 tundi vastu. Aga tavaliselt, ma väidan, näitleõppes teie päev umbes näeb välja selline. Hommikul kell 9 on mingi füüsiline asi, on see tants, liikumine, hääletrenn, mis on ikkagi väga selline mänguline ja füüsiline, saate higiseks. Siis järgneb tavaliselt mingi loenguline aine, on see teatriajalugu, Eesti teater, välismaa teater ja siis on individuaaltunnid, mida meie kooli õppes on eripära, et üheski koolis teiega individuaalselt nii palju ei tegelda kui meil. Lavakõne individuaaltunnid, laulu individuaaltunnid, hääletehnika individuaaltunnid, Aleksandri tehnika, mis on teatav keha vabastamistehnika, siuke asi on ju. Ja siis on lõunapaus ja siis on 3-tunnine erialatund, mis on ka tihti üsna liikumusrikas, mänguline ja nii edasi. Et kui te niimoodi vaatate seda päeva kulgemist, see ei ole nii hirmus. Lihtsalt meil saavad olla nii pikad päevad, sest see päev on vaheldusrikas. Et ma lihtsalt, see jutt ei ole mõeldud, te ei hirmutas, miks saate aru, lihtsalt, et te oskaksite oma elu planeerida. Ja need ained, mis me õpetame, ongi tuumikõppejõud on, eks ole, näitleja eriala, peamine õppejõud, pluss siis Priit Võigemast ja Eeva Koldits, kellega mul ei ole mingit pistmist. Elmo Valik. Ja siis on lavakõneõppejõud, kes meil on läbivalt olnud Mari-Liis Lill ja Indrek Sammul. Siis on meil teatri ajalugu õpetame, siis nagu välisteatri ajalugu ja kes on Liina Jääts ja Eesti teatri ajalugu, kes on Luule Epner.
Lavastaja erialatunnid annan mina, siis Siret siis dramaturgitunnid veel. Ja edasi, see on põhiline, kuidas see esimene aasta pihta hakkab. Nüüd hilisematel semestritel lisanduvad veel süvendatult sellised ained nagu filosoofia, kirjandus ja psühholoogia. Need on ka 3 sellist üldhumanitaarset suunda, mida te õpite meie koolile spetsiaalselt kohandatud sisu alusel. Et te saate loodetavasti hästi sügava kogemuse filosoofiast ja kirjandusest, pluss veel siis, mis puudutab psühholoogiat, siis siin on väga suur osa enesejuhtimisel, oma endaga üldse toimetulekul, eks ole, vaimne tervis, sest see tegu on ikkagi väga pingelise sooritusliku alaga, näitleja, lavastaja, dramaturgamet ei ole stressivaba. Ja üldse kogu inimese mõistmine laiemal pinnal. Laul, liikumine, lavakõne ei ole. Ja mina võin omast kogemusest vähemalt öelda, et kui ma vaatan nende õppejõudusid, kes teid õpetavad, hiljem veel Anu Lamp, siis ma ütlen, et ilma igasuguse valehäbita ma ütlen, tegu on Dream Teamiga. Absoluutselt tipud. Lubage mul selline natuke. Aga ise panidki kokku ja ma tegin. Nii, siis teil on ka veel ansamblilaulu, häält, improvisatsiooni, lavalist võistlust, akrobaatikat. Meie ülesanne siin näitlejaõppes on treenida teie keha niivõrd väljendusrikkaks ja tundlikuks kui võimalik, teie psüühika, et te avastaksite kõik need näitleja psühholoogilised enesejuhtimisnipid, kuidas saavutada see loominguline imeline seisund, kui mäng läheb käima ja su keha suudaks järgi tulla. Ja on eraldi veel filmi näitlemise plokk, mida me teeme koostöös BFM-iga, et reaalselt valmivadki siis Tanel Toomi juhtimisel tavaliselt filmi näitlemise workshopid, mis viivad välja lõpuks ka reaalse mingisuguse lühifilmini koostöös BFM-i tudengitega. Raadiotöö ja ma arvan, peamised ongi. Ja otsapidi siis ka selliseid veel, et üldine kultuuriajalugu, mis tähendab, et viimase aja praktika on see, et tulevad üle Eesti kokku erinevatest ülikoolidest kõige paremad Eesti kultuuriheerosed, kes igaüks räägivad teile ühest väga põhjapanevast fenomenist, mis hetkel kultuuris toimub. Kui te selle kooli siin lõpetate, teil on jalg maas, mis kõige parema humanitaarse teadmise põhjal praegu hetkel ühiskonnas toimub. Et teil kunstnikuna oleks see tunnetus, mis üldse toimub, millele ma üldse reageerima hakkan. Ja nüüd see jaotub kõik kuidagi nii. Selle baas on see näitlejaõppes on üks kursus, lavastajad ja dramaturgid teevad kaasa kõike, kogu näitleja kursust. Samal ajal nad ei osale, lavastajad ja dramaturgid, ainus vahe alguses on see, et nad ei osale nii palju nendes füüsilistest tundidest tants ja laul ja samal ajal siis on nendel eraldi veel dramaturgia ja lavastaja erialatund, kus me valmistame neid ette näitlejatega töötama ja siis see on kombineeritud õppe, et mingid ülesanded, mis me seal ette valmistame, tulevad ettenäitamisele ja analüüsimisel siis näitlejärjele tundides. Et see on selline kursus kui üks kunstiline kollektiiv. Ja mida aeg edasi, siis jah, see õppekava hakkab aina rohkem erineva, et kuskil teisel aastal hakkab juba lavastajatel, dramaturgidel olema natukene rohkem erinevaid aineid kui näitlejatel ja 3. aastal siis lähevad täitsa juba eraldi. Nii dramaturgid hakkavad õppima aineid, mida lavastajad ei õpi ja lavastajad hakkavad õppima aineid, mida näitlejad ei õpi. Lisaks oma erialale. Seal on teatavad spetsiifilised asjad, millest Siret saab dramaturgidest eraldi rääkida, aga lavastajatel on sellised ained hakkavad tulema nagu kompositsioon, meeskonna juhtimine, et põhimõtteliselt väikesed juhioskused tuleb anda eraldi veel režii, teatri ajalugu ja sellised spetsained, teatrimajandus ja nii edasi. Nii, jah, kuidas dramaturgi õppest veel eraldi?
Jah, et esimesel 2 aastal ongi väga põimitud lavastaja ja dramaturgi õppe, et kõike läbitaksegi koos ja käsikäes. Aga 3. aastast, jah, 2. aastal on väga oluline aine on dramatiseerimine, et seda tuleb andma Priit Põldmaa ja see kestab läbi terve aasta, et praegu viimasel kursusel olevad tudengid on öelnud, et see dramatiseerimisaine on olnud üks olulisemaid erialase arengu vaatepunktist. Siis 3. aastal on ka näidendite tõlkimise kursus, mis on ka jällegi teistmoodi, et kui sa pead võtma kellegi teise teose ja seda sõnastama omas keeles, nii, et see mõjuks samamoodi, et see on ka väga, väga oluline aine. Praegu 4. kursusel on neil näiteks stsenaristika, mida õpetab Andris Feldmanis BFM-ist. Nad õpivad õpetamist ja eile lõppes väga põnev kursus, mis oli institutsioonide dramaturgia, mida õpetas Oliver Issak, kus siis mõtestatigi just seda teatri ja kunstniku positsiooni ühiskonnas ja täna ja milliseid teatreid meil üldse on vaja täna ja tulevikus. Et mul on küll tunne, et eile ma nägin tulevikku selle kursuse viimases tunnis, see oli väga põnev. Tudengid said siis fantaseerida sellest, et kui nad kandideeriksid mõne praeguse Eesti teatri siis sihtasutuse kunstiliseks juhiks, mis oleks nende kunstiline plaan ja mis oleks nende suurem visioon. Ja ma arvan, et tulebki unistada hästi suurelt ja hästi julgelt ja seda meie tudengid eile tegid küll. Ja siin koolis saab teha seda, et kui sa midagi kirjutad, siis sa saad seda ka füüsiliselt näha, et kuidas näitad seda mängimist. See on see meie peamine just see põimitud õppega eripära. Nii, no ma arvan, kas meil on õppekava, ainete või sisu kohal veel kellegi midagi? Ma arvan, et kõik on ära räägitud. Enam-vähem räägitud, jah. Loomulikult on neid aineid veel, eks ole, et kõik see kuulus www.sais.ee, eks ole, et minge sinna, seal on veel täpsemalt lahti kirjutatud, keda huvitab. Aga nüüd liigume siis edasi vast sisseastumisprotseduuride peale, et mida me seal ootame, kuidas selleks valmistuda ja nii edasi. Et kõige tähtsam on, eks ole, meeles pidada nüüd seda, et on neil 2 suurt tähtaega. Et kes nüüd lavastajaks või dramaturgiks tahab õppima tulla, siis avalduste ja esimeste kirjatööde tähtaeg on 19. jaanuar. Juba saab esitada, aga nendest kirjatöödest me võime ka veel eraldi rääkida. Ja? Aga et see on nüüd see, et see kuupäev ilmselgelt viitab millele, kohe tuleb pihta hakata. Ja? Sest päris mitu kirjutist tuleb teha ja see on nagu see esimene voor, mille alusel me teid tunnetama hakkame. Ja näitlejate õppesuunal on vaja avaldused koos väikese kirjutisega endast esitada 31. märtsiks. Nii et palun ärge maha magage, et ükski talent kaotsi ei lähe. Ja nüüd teine ka veel olulised kuupäevad on siis, millal tuleb valmis olla siia kooli kohale tulla ja siin olla, et näitleja õppesuunal need vastuvõtukatsed kestavad siis esimene voor on 4. maist 11. maini, terve nädala. Ja? Et need on need kuupäevad, mis tuleb endal reserveerida kalendris. Ja nüüd esimeses voorus näitlejatel on nii, ehk siis ma räägin sellest maikuu kuupäevadest. Siin on niimoodi, et tegelikult teiega suheldakse ja see ei tähenda, et sa pead kõikidel päevadel tegelikult kohal olema. Aga see teie aeg vastavas grupis, millal te saate ette tulla, leitakse selles vahemikus. Nii et ärge palun kuhugi lõunamaale sel ajal sõitke, kui te kavatsete. Ja teine siis, mis on, kus tuleb kohal olla, milleks tuleb valmis see, et sa oledki täpselt nendel kuupäevadel hommikust õhtuni kohal, on siis see viimaste voorude kuupäevad, mis on 26. juunist kuni 3. juulini. Et siin on nagu see teine nädal. Et pärast jaanipäeva siis, ärge jaanipäevaga liiale minge vast. Ja? Et siin vormis püsida.
Nii. Et see on nagu kõige olulisem, et mis tuleks koheselt reserveerida. Nüüd lavastaja dramaturgi õppesuunal, kus tuleb füüsiliselt kohal olla, sest nemad saavad veel ka kirjalik ülesanded, millest me räägime hiljem, aga see, kus tuleb siin kohal olla, kus ei saa kuskil mujal olla, on siis 14-15 märts, see on laupäeva pühapäev, ja 21 ja 22 märts. See on see eelvoor, mõlemal 2 nädalavahetust. Kõik kandidaadid on siis kohal. Mõlemad päevad. Siin ei ole mingit see ainult ühel päeval. Et need kuupäevad tuleb lavastajatele dramaturgile endal kalendris reserveerida ja samamoodi siis viimane ots on see 26 juuni kuni 3. juuli. Peate samamoodi 100% täierõuaga kohal olema. Et need kuupäevad siis endale kindlasti kuhugi tatoveerida kas või. Et ära juurde. Nii, ja alustame näitlejaõppest. Ei, see on lavastaja, alustame näitlejaõppest. Näitlejaõppes on. Noh, siin on nüüd siis kirjas see, mis see kõik on seal saisis ka kirjas, jah? Et mis need ülesanded on või kuidas ette valmistada. Ja see vabas vormis eluloo kirjeldus, seda ongi meil eelkõige vaja teie tunnetamiseks, et me oskaks teile võib-olla paremaid ülesandeid anda, et siis andke palun selles kirjutises just sellest oma hariduskäigust, hobidest, huvidest ja just kokkupuutest ka teatri ja tantsu või spordiga, et see oleks seal mainitud, on ju, sest see ei ole, saage aru, see info ei ole mitte teie kuidagi mõõtmiseks, vaid mina väidan, Elmo võib nüüd minu sõnastust parandada. Kõik arvavad, et see, et me teid seal vastuvõtukatsetel kuidagi kiusame ja anname teile mingid hulle ülesanded, et see on kuidagi, see ei ole mitte teie kiusamiseks, vaid me proovime tegelikult võimalikult aidata teid, et te vabaneksite ja teis hakkaksid avalduma need asjad, mida me teis otsime. Ja nüüd see kirjutis, kui te panete selle kõik ausalt kirja, võimaldab meil seda paremini teha. Sest üldiselt näitlejal on lihtsam mängida asju, mida ta on elus kogenud. Ja kui ma tean midagi sinu kohta, su hariduske, hobide kohta, huvide kohta, ma võib-olla oskan sulle päris hea ülesande anda, mida sa kohe tunnetad. Kas see jutt on arusaadav? Ja, et siin ei ole vaja näidata ennast ilusamana või targemana või mitmekesisemana, vaid lihtsalt olla aus ja võimalikult palju selliseid fakte enda kohta just selles valdkonnas kirja panna, kirjelda täpselt, see võib meid väga-väga aidata teie aitamisel. Ja nüüd need, mis on ette vaja valmistada, siis üks luuletus, üks monoloog ja proosatekst ja üks monoloog ja 2 anekdooti. Nii, mis on proosateksti ja monoloogi vahe? Olgu see selgelt sõnastatud, eks ole. Monoloog on see, et kui sa võtad ikkagi kas mingist näitemängust või raamatust, novellist või romaanist mingi tegelase otseses kõnes kirjutatud teksti. Et seal ongi see, et tegelane A, eks ole, Raskolnikov, jutumärgid algavad need kirjava, mis need on need? Jutumärgid on ju nii. Ja nüüd see ongi kirjutatud nii, et see on tegelase tekst, mida ta räägib. Et see on monoloog. Nüüd proosatekst võib olla see, et see on katkenud novellist, jutustus. See ei pea olema tingimata mingi tegelase tekst. See on see, et võtad Agatha Christie romaani ja sealt esimesel leheküljel on mingi kirjeldus ja sa loed seda ette. Et kas see vahe, mis asi on proosatekst, mis asi on monoloog, väga lihtne asi, vahetaja on praegu, kas ma suutsin ära seletada teile? Ja, väga lihtne. Olgu see igaks juhuks lahti seletud, sellega on olnud segadustele. Nii, ja 2 anekdooti. Me oleme suurepäraselt teadlikud sellest, et ega vist teie põlvkond väga enam anekdoote ei räägi. Ja? Saame aru, võtke siin Google appi, isad, emad appi on ju. Me tahaksime, minu arust on siin asi lihtne. See anekdoot peab teile endale nalja tegema ja meeldima. Uurige seda žanri, küsige, eks ole, ja kui te leiate 2 head anekdooti, mis teile meeldivad, see on jällegi, ma väidan, see on teile parem.
ja minu poolest on nüüd see peamine sõnum on see. Ja mis toimuma hakkab, on see, et sul on see luuletus peas, sul on see monoloog peas. Me laseme sul seda rääkida, loodetavasti sa teed väga hästi seda, eks ole? Nii. Ja nüüd me hakkame sulle andma erinevaid ülesandeid. Kuule, aga räägi seda luuletust võtta hoopis nii, et sa kujutad ette seda, või et sa oled hoopis sellises situatsioonis, või et see tekst on nagu see. Sa hakkad saama selliseid ülesandeid, mis me proovime sind avada. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et see tekst peab sul olema nii peas, et sa suudad seda une pealt kiirkõnes rääkida. Sest siis sa oled vaba neid ülesandeid täitma. Et palun ärge suhtuge sellesse nende tekstide päheõppimisse, et nagu võib-olla vahest koolis, et suudan enam-vähem soravalt klassi ees ära rääkida, et siis on 5. Või ma ei tea, mis hindeid teil tänapäeval pannakse. Et see, saate aru, see peas on niimoodi, et sa võid kodus hüpata jalgrattaseil ja siis mängida väikese õega, kakelda oma sõbraga ja samal ajal sa suudad seda teksti ilma tõrgeta rääkida. Ma väidan, et see on kõige parem asi, mida te ettevalmistamiseks teha saate, et ennast aidata. Enamus komistab selle taha. Jah, kõik on ära öeldud, ma lihtsalt kordamine on tarkuse ema. Selle esimene eluloo kirjeldus, ärge mõelge oma elu huvitavamaks, nii selle põhjal ei võeta teid kooli vastu ega suunata teid tagasi. Lihtsalt kirjutage nagu on. Luuletus või proosa, ärge mõelge, ärge tohutult raisake aega selle peale, missugune see luuletus on, sest lõppkokkuvõttes, lihtsalt õppige ta hästi pähe. Lõppkokkuvõttes me niikuinii hakkame sellest taiglas saia tegema. Ehk millised luuletuse valisite, see on lõpuks ükskõik. Lõppkokkuvõttes, ärge selle peale nagu raisake oma energiat. Hakake varem õppida ja õppige pähe. No see märkus oleks, et proovi sest luuletust ise nii hästi aru saada, kui võimalik. Et sa räägiks ikkagi mõtet, et sa ei hakka sürrima. Ja et see luuletus peab ka endale meeldima, eks. Jällegi see aitab teid lihtsalt, et kui sa saad sest kuidagi aru või sul on see kogemus. Et selle mõttes korrigeeriks võib-olla nii suva ei ole. Ja üldiselt siis ongi kõik. Need on kõige olulisemad asjad. Valmistuge hästi ja tulge julgelt. Hea tujuliselt. Magage enne kindlasti hästi, ma ei tea, ma pean vist kaamerasse vaatamas, mitte on teie ei tulevad suure hulk inimesi võib-olla. Et tuleb välja puhata ja mitte ööle üleval olla luuletust õppida. Lihtsalt see tuleb varem välja valida, lõpuks ärge mõelge selle peale, kas on see luuletus või teine luuletus, lõppkokkuvõttes pole sellel vahet. Tähtis on see, mida te selle luuletusega teete, kui meie teile ülesanded anda. Ja siis on see asi ka veel, et me mängime seal vastuvõtul, eks ole, et võib-olla on vaja liikuda, võib-olla vaja partneriga midagi teha. Et siis enam-vähem ikkagi sportlikud riided, sellest ärge päris kõrge kontsaga, tikkkontsaga tulge, sa võid jala ära väänata. Et mugavad riided, millega saab liikuda ja teine asi ka, et samamoodi on võib-olla ehete ja selliste asjadega, et kui ma Elmoga mängin ja tal on hunnik mingisuguseid asju külles, ma võin tal viga teha. Et tulge suhteliselt minimalistlikult, mida rohkem te avatud ja näha olete, seda parem on. Et me niikuinii palume võib-olla, kui kellel on mingi väga uhke tukk, et nägu või näha ei ole, me niikuinii palume selle eest kinni panna ja nii edasi. Et ega see ei ole selles mõttes missivõistlus või mingi siuke asi, et pigem rahu, pigem vähem ja hästi, et oleks kõik näha ja mugav oleks olla, hea oleks olla. Sest me tahame näha teie nägu, see on kõige tähtsam. Kui on juuksed ja kõik ees, siis me paneme lõpuks siit niimoodi, et oleks nägu näha. Nägu on kõige ilmekam, silmad ja nägu. Sellepärast on see panna. Nojah, et mõtleks ka, et seal, ja see on ohutusasi ka veel kord, et kui sul on hästi kõva klotser, ma olen ise saanud endale siukse kriimu sellest, et lihtsalt vestluses. Et need ei ole niisama asjad. Sest te olete närvis seal. Ja ma ütlen, ongi, teid ootab seal ees, võib-olla laud, tõsiste nägudega komisjon ja kes kunagi naera. Kes kunagi esialgu ei naera. Naeravad küll, naeravad. Me tõesti, me lubame, me proovime teie elu teha nii lihtsaks kui võimalik, aga teatav selline pinge ja stress, me väidame, et ka nagu aitab teid, aga jumala eest meie ülesanne ei ole teid kiusata, vaid proovige ette juba suhtuda sellesse, et me oleme teie sõbrad. Me oleme teie sõbrad. Võib-olla aitab, sest see on arusaadav, et seal tuleb see närv. Nii. Ma annaksin ka ühe soovituse näidendi otsimise kohta,
näidendeid saab raamatukogust, aga üldiselt on seal pigem klassikud, et uuemat näitekirjandust antakse vähe raamatutena välja. Et kui teil on tahtmine võtta monoloog mõnest uuemast näidendist, mida võib-olla raamatukogus leida ei ole, siis on selline koht nagu Eesti Teatriagentuur, kus on olemas kõik tekstid, mis Eesti lavadel mängitakse ja on mängitud. Ja saate sealt ühendust võtta sellise inimesega nagu Heidi Aadma ja siis öelda, et millisest näidendist oleksite huvitatud ja siis tema selgitab teile ära, et kuidas te selle näidendi saate. Ja kui on näiteks mõni selline näitemäng, mida laval mängitakse, siis ärge kartke, vaid pöörduge selle teatri poole, öelge, et te tahaksite seda teksti endale saada, sellepärast te valmistute teatrikooli sissesaamiseks ja ma ei usu, et mõni teater keeldub seda tegemast, nad igal juhul aitavad teid. Ja, autoritel ei ole ju selle vastu midagi. Ja ma ei võta aega, et seleta miks, aga uskuge mind, see ka loeb, et käige teatris. Nüüd järelend aja, käige vaadake nii palju teatrit kui võimalik, eriti Elmo Nüganeni lavastused tasuks ära vaadata, kui vähegi saab. Ja tegelikult, kui teil on vähegi võimalik, siis seal Saisis on selle sama vastuvõtu info juures ka teatavad raamatud, mis võivad aidata teil tunnetada ja aru saada, mida me siin taga ajame ja mismoodi nendesse ülesannetesse üldse suhtuda. See on 3 raamatut, mida mainitakse, kuid ma arvan, et nende lugemisest on ikkagi väga kasu. Nii, lavastaja õppesuund, jah? Just. Et siis lavastaja ja dramaturgi õppesuuna inimesed peavad varem valmis olema, peaks juba asuma kirjutama. Samamoodi esimene ülesanne on siis vabas vormis eluloo kirjeldus, kuni 1 lehekülg, me ei taha hulluks minna. Põhimõte sama, ole nii aus kui võimalik. Ära uskuge mind, ei ole vaja kuidagi ilustada või näha välja kuidagi parem. Lihtsalt rahulikult räägi ära senine kokkupuude teatriga, hobid, hariduskäik ja siuke asi. Me saaks enam-vähem aru, mis maailmas sa oled, et siis me jälle selles kogu selles pikas põhjalikus vastutuprotsessis võib-olla oskame sind paremini toetada. Nii. Siis kirjatöö. Kuni 1 lehekülg. Millest ma siin maailmas aru ei saa? Jällegi, ärge proovige olla targemad, ärge proovige olla keegi teine. Aga ma arvan, et ega inimesena meil kõigil on ju sellist asja, et toimuvad mingid asjad ükskõik mis valdkonnas, on see inimsuhete valdkonnas, poliitikas, filosoofias, milles iganes on, mis võib-olla isegi ärritab, ajab närvi või millest ta lihtsalt ei saa aru. Ja proovi sellisest asjast kirjutada. Ma ei oskaski isegi muud öelda, see tundub hea vabastav üles. Mis on see siin maailmas, mille peale sa pead murrad ja kuidagi ei jõua kohale? No näiteks lihtsalt näide, et umbes, et miks mehed on sellised, nagu nad on, mõtlevad mõned, miks naised on sellised, nagu nad on. Ja nii edasi, et niisugust... Ja räägi see lahti kuidagi. Ja. Räägi see lahti. Siin võib olla 1 teema, võib olla mitu teemat, aga et jällegi sellises normaalses 12, mis see font võib olema, et 1 lehekülg, Ja ärge sellega küll hakake trikitama, et te tahate kirjutada jube pikka teksti ja siis font on 9 ja reavahe on 1. Et selles mõttes ikkagi üldkasutatavad fondid, suurus 12, reavahe 1 kuni 1,15. Ja üldiselt otsitakse ju rohkem kvaliteeti kui kvantiteeti. Eks ole? Ja. Et see, kui töö osutub veidi lühemaks, see ei ole probleem, aga probleem on see, kui töö on sisu tühi või seal ei ole midagi huvitavat, aga ta võib olla üksikkult pikk. Pigem mõtted, mis teid puudutavad. Siis on kirjade teemal lavastus, mille tahaksin teha kuni 2 lehekülge. Et see on lihtsalt siuke indikaator seletus. Aga et kui sa lavastana sisse astud, mingisugune visioon või tunnetus sul on, milline see teatrietendus võiks olla, mille sa luua tahaksid. Ja proovi siis seda kas nii sisus kui vormis kuidagi kirjeldada ja seda kuidagi põhjendada. Miks selline asi sind just puudutaks või miks see oleks äge? Ja see, millel see baseerub, kas ta on ise välja mõeldud lugu mingi näidendi põhjal või täiesti välja mõeldud nagu mingi probleemi põhjal, eks ole.
see on ka, pane see ka kirja, et mille põhjal ta on ja mis seal see sisu või sõnumid on. Ei ole probleemi. Ja siis on see 4. kirjutis oleks siis siin samas selles punktis selle lavastuse puhul. Et ühe stseeni või episoodi üksikasjalik kirjeldus. Ehk siis siin sa kirjeldad ju kogu lavastust kuidagi nagu võib-olla üldisemalt, aga nüüd see ülesanne on see, et nüüd me tahame, et sa valiksid sealt ühe hetke sealt sellest etendusest või lavastusest ja zoomiksid sinna võimalikult sisse. Mida me sel hetkel laval näeme, mis atmosfäär, emotsioon on, mis seal täpselt toimub, milline on lavakujundus või värvid või asi on ju, ükskõik ise vaadata, aga et see on just see, et seal lähed hästi nagu sinna hetke sisse ja kirjeldate ühte seda, sellist olukorda lava. Ja see on kuni üks lehekülg. Ja see on kõik, need tuleb kõik siis 19. jaanuariks esitada seal Saisis. Nii. No nende 2 töö puhul seda võib võrrelda ka sellega, kuidas osadel, ma arvan, et ka kirjanikel või lavastajatel, aga ka muusikutel võib see niimoodi olla, et kuidas sünnib üks lugu. Et tihti on niimoodi, et sa tajud teemat, sa tajud tervikut, seda võib-olla kirjeldada on isegi keeruline, aga mõnda hetke tajud väga täpselt, et kuidas see peab olema. Missugune on, sa võib-olla ei taju veel seda tegelast, aga sa tajud, et see tegelane selles hetkes, ta on niisugune, ta teeb seda sellel hetkel niimoodi. Ja vot see on see, et kui te siin mõtlete suurelt, eks ole, siis siin mõelge, püüdke võimalikult täpselt. Ehk teisisõnu, tegelikult selles avaldubki selles konkreetses pisikeses kirjelduses peabki olema tajuma see suur lavastus. See on nii nagu veetilgas võib näha, eks ole, ookeani. Te saate aru, mida ma silmas pean. Et see ei ole mitte lihtsalt ebaolulisem asi, see on sama oluline kui siin. See on suurem pilt ja siin on mingisugune pisikene detail, väga täpne, mis võib anda palju rohkem meil sellest suurest lavastusest kui ainult üks pisikene hetk. See on lihtsalt... Võib, aga ei pea. Ei pea, loomulikult ei pea. Aga sellepärast me proovime, saate aru, ega ma need ülesand olema mõelnud, et võimalik eri suundest, sest teie talent võib olla erisugune natuke. Üks ülesanne avab ühte inimest rohkem, teine ülesanne avab teist inimest rohkem. Et veel kord jälle, see on kõik teie nii-öelda avamiseks ja need ülesanded baseeruvad siis senisel kogemusel on ju, kuidas me oleme tundnud, et mis aitaks nagu sisse astuda. Nii, ja dramaturgi õppesuund siis on natuke sarnane, samamoodi see oluline kuupäev on 19. jaanuar, ja eluloo kirjelduse puhul, mõtleks sama on ju, samad sõnad jällegi, ole aus, see on, et anna endast nagu teada nii palju, kuidas sul see senine etenduskunstide ja hobidega ja sellega suhe on olnud, on ju, mis valdkondades sa lisaks tavapärase haridusele veel oled kuidagi kokku puutunud, on ju. Motivatsioonikiri võib-olla. Tahaks teada, et miks te tahate dramaturgiks saada. Jah. Nii ongi. Põhimõtteliselt jah. Et mis sul, ja üks lehekülg, jah. Monoloog teemal, milles ma siin maailmas aru ei saa. Sama? Ei. Ei ole sama. Oota, mis siin erisus oli? Mis lavastajatel oli? Kirjatöö teemal. Dramaturgidel on monoloog. Ja siin on suur vahe. See on suur vahe ja ma seletasin ära, et mis on proosa ja monoloogi vahe, on ju nii. Räägi, Siret, kuidas sa seda mõeld oled? See on päris huvitav ülesanne. Jaa. Monoloog. Kuidas see erineb kirjatööst? Lavastaja õppesse kandideerivad inimesed peavad siis kirjutama iseenda vaatepunktist ja ma usun, et see ka eneseväljendus peaks olema selline, nagu kandidaadi eneseväljendus tavapäraselt on. Aga monoloog on selles mõttes laiem mõiste, et siin võib mingi tegelase välja mõelda või võib võtta mingi olemusolema tegelase, mida te olete kusagil näinud või kuulnud või lugenud, et see on lisakihiga ülesanne võrreldes lavastajaga, aga ma ei tahaks sellest liiga põhjalikult rääkida, sellepärast et see, kuidas te seda ülesannet lahendate, on osa sellest ülesandest.
sest kui ma räägin teile ära, et mis need kõik erinevad võimalused on, siis te lihtsalt valite sealt, aga noh, see on loominguline ülesanne. Ma arvan, et selle ülesande olemus on arusaadav, aga kui me hakkame siin arutama, tuleb ka teie hetke, kui te saate küsimusi küsida, et siis kui teil jäi midagi arusaamatuks, siis me võime sellest veel rääkida, aga praegu ma jätaksin selle nii. Nii, kui me räägime nüüd ise edasi. Just räägime. Et ühesõnaga, dramaturgi raamat on selline. Selle raamatu autorid on praeguse vanema kursuse dramaturgia tudengid Maarja Moor ja Joosep Lõhmus. Nendel tuli endal mõte, et võiks olla selline raamat, sellepärast et te kindlasti teate, et lavastaja raamatud on olemas lavastaja raamat 1 ja 2, aga dramaturgi raamatut ei ole olemas ja mina olin sellest unistanud, aga nemad tulid juba konkreetse plaaniga ja nii see raamat sündis. Nad valisid ise 13 dramaturgi, kes siis esindaks seda, mis Eesti dramaturgia tänasel päeval on, tegid süvaintervjuud ja nüüd on need siin kaante vahel. Hästi oluline on, et need, kes dramaturgi õppesse kandideerivad, loeksid seda raamatut. Siin on 13 intervjuud, siin ei ole mingisugust soovituslikku järjekorda, mis järjekorras lugeda või keda lugeda või mis iganes saab siit valida. Ja ülesanne on siis selline, et tuleb valida nendest 13 intervjuust 2. Need võiks olla 2 väga erinevat dramaturgi, selles mõttes, et väga erinevate tööpraktikate, erinevate töökogemuste, tööpõhimõtetega dramaturgid ja analüüsida, et millised dramaturgi ameti põhimõtted ja töövõtted tunduvad huvitavad. Et siin ei pea tegema mingit, ma ei tea, võrdlevat analüüsi või mis iganes, et jällegi meid huvitab see, et mida teie mõtlete, mis teile huvitav on ja mida te võib-olla enne ei teadnud või võib-olla te ei osanud sellest kuidagi nii mõelda, nagu need dramaturgid väljendavad, aga jah, 2 erinevat dramaturgi. Ja põhjenda seda. Ja. 3 lehekülge. Ja siis ma usun, et need, kes dramaturgi õppesse kandideerivad, need on varem midagi kirjutanud. Proosat, näidendit, luuletusi, mis iganes. Et see võiks olla just loominguline tekst, et sinna ei tahaks tingimata esseed või midagi sellist ratsionaalset, vaid just mingisugune loominguline tekst. Ja te võite kirjutada selle kandideerimise jaoks mingisuguse teksti, aga vaadake, mis teil failides, koustades, sahtlites olemas on, et võite juba ka olemasolevat teksti võtta. Et saaks natuke aimu, et kuidas te kirjutate ja kuidas te mõtlete. Nii. Nii et me oleme nüüd kõik meie poolt ette valmistatud jutupunktid ära rääkinud, nüüd on aeg küsimusteks. Kas on teil täpsustavaid küsimusi? Jah. Ma tahan küsida, kui näiteks tulevad mingi kaitseväe reservõppusi, kas neid vastuvõtukatsed annavad mingi vabastuse või mingisuguse teist asja? Kas täpselt samal kuupäeval sa näed juba ette, et oli või? Jah. Et siis järgmisel aastal kevadtorm ja siis sealt aastal, järgmisel aastal juba, siis samal aastal on see näitena Usti see vastuvõtukatse. Siin on või? Need on täpselt nendel kuupäevadel või? Mitte täpselt, aga sest viindast ja edasi, sest 29. Selge. No, siin siis tuleb nii teha, et kõik, kes kevadtormile lähevad, nendega me proovime esimestel päevadel ära teha siis. Ja niimoodi saab ja üldiselt kaitseväega on meil head suhted. Et me oleme inimesi just niimoodi saanud ära nendelt õppustelt küll, aga sisseastumise puhul ma muidugi ei mäleta, Keissi Angela on siin saalis. Kuidas sa vastaks sellele küsimusele? Pigem ei, aga seal on nii, et kui te saisis teete selle, siis saab kirjutada sinna, et milline kuupäev kindlasti ei sobi, ma seal peab olla ühel päeval. Tavaliselt õppus kunagi pikk, et see üks päeva vaba. Et loodame, et jah, sest siin tuleb olla kogu aeg kohal, siin on tegelikult, me otsime ühte kuupäeva. Aga väga hea tähelepanek ja hea, et sa selle välja tõid, et siis me oskame seda arvestada ja teised ka, kellele see relevantne on, et siis pange kirja. Kui haigeks jääte, ütlen omalt poolt ka, siis andke, et on ilmselgelt näha, et ei saa see päev tulla. Just siin eelvoorudes ka.
no siis andke kohe teada. Järsku on võimalik kuidagi lükata teid hilisemaks või siin on ju, et jõuate vahepeal natuke põdeda endasi. Et me proovime ikkagi vähegi võimalik tekitada olukorra, et te saate. See ei pruugi alati võimalik olla, oleneb haigusest, oleneb igast asjadest. Ega me nii-öelda universumi vastu ei saa, nii kõik võimsad me ei ole. Aga andke kohe teada. Nii, seal oli küsimus. Kaks küsimust üksis otsa, kui on soov kandideerida 2 erialale, siis kuidas see välja näeb või mis hetkel tuleb? Tead, mingit probleemi ei ole, lihtsalt follow the instructions nii-öelda, annad sisse avaldused mõlemale, täidad ülesanded. Ja kui jääb aega üle, võib 3. teha. Ja. Lihtsalt tehkegi siis. Jah, see ei ole meie suhtes mingi probleem, nii et... Ja katsetel me siis sobitame ka niimoodi, et see ajaliselt mängiks kõik välja, et ikkagi kandideerimine mõlemale õppesuunale oleks võimalik. Ja teine küsimus oli, et lavastaja erialal see kirjatöö, kas selle loodetakse ka mingit akadeemilist vormi? Ei. Loomingulist vormi. Tahaks tehisaru kasutamise ära rääkida. Et selles mõttes, et kirjutage ise. Et selles mõttes me räägime ka õpingute jooksul tehisaru kasutamisest loominguliste ülesannete raames ja nii edasi, aga mina ikkagi tahaksin nagu päris teie häält kuulda nendes tekstides. No üks asi, mis on, mille poolest ta päris kindlasti erineb, see tehisaru ja teie aru, on see, inimene võib mõelda kastist välja, aga tehisaru ta ei ole võimeline kastist välja mõtlema, sest ta mõtleb täpselt selles raamistikust, mis temast on sisse pandud. Et temal seda, et teile võib tulla mingi idee, mis võib tunduda isegi teile, ma ei tea, et see on liiga pöörane või jabur või oot, kust see tuli või miks niimoodi. Aga see ongi see, et see idee võib olla lihtsalt kastist väljas, see on ootamatu. Et selles mõttes on nagu hea, kui te ise teete. Jah, ja me ei pannud siia suurte punaste tähtedega kuhugi kirja, et ei tohi üldse kasutada mitte mingil juhul, mitte mingitel tingimustel, aga kui te mõtlete selle eriala peale, siis selles mõttes, et teie olete see, mis annab sisu sellele, mida te teete. Et võib-olla mingitel teistel erialadel on tehisaru kasutamine optimaalsem juba algusest peale, aga alguses tegeleme inimesega. Et tas võib sul otsida mingit materjale või mingi olla nagu abimeheks, aga ärge temal laske enda eest kirjutada, see on küll. Niikuinii te peate neid kirjatöid ka hilisemates voorudes kaitsma hakkama ja seal tuleb üsna lihtsasti siis ka välja, kui sa oled lastud lihtsalt kellegi teisel oma töö ära teha, see on vist aja raiskamine. Nii, mis veel? Palun. See proosa tekst, mis tuleb pähe õppida. Kas see peaks olema selline, kus ei ole otsekõne? Ei, seal võib olla otsekõne ka. No, et kui sul on kirjeldus ja siis on mingi tegelase repliik ja ikka võib. Siis ta nagu selles mõttes, jah. Valige lihtsalt see, mis teile tõesti meeldib. Et siis ta jääb ka paremini pähe, eks ole. Või mitme tegelase tekstid seal on. Aga monoloog on selgelt ühe inimese jutt, kes paneb mingis olukorras räägib. Et see on tegelase repliigid. Ja. Kuidas veel? Ja, palun. Ja nende autorite osas ei ole otseselt kohustused oleks Eesti autoriks, ja ikka. Ja, et eesti keeles, aga tõlge võib olla ja ma ütlen kohe ära, et eks me küsime ka autorit ja pealkirja. Et kui sa kuskilt internetiavardusest leiad mingi luuletuse, aga pärast ise ei tea, et see on Leelo Tungal, siis ja loed selle ette, siis see jätab sust kehva mulje. Et nii on juhtunud lihtsalt. Et rahu. No lihtsalt see tekitab sulle endal pingena, sest me küsime autorite seda. Ja. Aga jällegi mõelge, eks ole, et luuletus, proosa, monoloog ja anekdoodid, need on hästi erinevad žanrid.
et saaksite ennast eri külgedest kuidagi proovida. Ja ühe asja ma ikkagi kordan veel kord üle, et Mart küll rääkis sellest, et võib-olla, ma ei tea, kas te tol hetkel kindlasti saite sellest aru, aga lihtsalt, et veel kord, et tõesti teisel pool seda lauda, eks ole, kui te laval olete, võib teil jääda mulje, et mida nad nüüd tahavad, mis asja nad piinavad mind või mis lollid ülesanded. Et tegelikult need lollid ülesanded on antud lihtsalt selleks, et teid avada, et näha, mis teie sees on, sest tegelikult me ei tea, päris kindlasti võib seda öelda, et inimene päris täpselt ei tea, mis ta sees on. Ta ei tea tegelikult oma jõudu, eks ole, ta teab, et ma olen umbes nii tugev, aga see, mida on inimene võimeline tegema mingisuguses kriisisituatsioonis, kui kõrgele hüppama, kui kiiresti jooksma, mida tõstma ja rääkimata sellest, et ta võib ka väljendada midagi, mida ta muidu, et need on inimeses sees, need võimed ja need tuleb lihtsalt sealt kas kätte saada või vähemasti niidi otsakes, et saaks hakata näha, mis seal, kas see ka seal sees on, selle tegelase sees. Sellepärast antakse neid ülesanded. Sellepärast võetakse mingi luuletus ja öeldakse, aga tee nüüd niimoodi, et loe see luuletus, nagu see oleks kellegi sünnipäeval, õnnitusluuletus, sa loed talle seda, tore, aga nüüd nagu see oleks matustel. Ja see on sinu sõbranna matustel ja sa loed seda sama luuletust. No on ju selge, et seal on ju väga suur vahe juba, eks ole. No võt, et need on, aga loe seda nii, nagu sa oleksid 100-aastane kilpkonn. No umbes sellised, ja see on lihtsalt sellepärast, et näha, avada teis veel ühte kanti, mida me veel näinud ei ole. Me ju otsime seda, mida me näinud ei ole komisjonis, eks ole. Te võite selline olla, aga meie seda ei tea ja siis me püüame sealt urgitseda, vaadata, aga tee niimoodi, et näha, et kas sa võid ka niisugune olla, kas selline osa sinust võib ka olemas olla, mida me näinud pole. Nii et sellepärast me anname teil neid imelikke ülesandeid. Et need on kõik võimalused, kui sa sinna olukorda sisse elad või seal suudad olla, et siis kas, mis siis sinuga, mis siis muutub või juhtub, sest ega see esinemisolukord ongi see põhiline vaenlane ise ka, et kipud seal esitama midagi selle asemel, et päriselt teha. Nii, aga hulluks me teid kindlasti seal ajada ei taha. Ja lavastajad, dramaturgid ka, et see on alles algus, on ju need esimesed kirjutised, et ega te tulete kohale ja siis me paneme teid ka erinevatesse olukordesse, te ühel hetkel peate samamoodi tekste lugema meie ees ja see ootab teid alles hilismates voorude sees, aga sinna võib-olla ei pea siis nii detailselt praegu minema. Ja saate ka igasugused inimeste juhtimisülesandeid ja ruumi tunnetamise ja kompositsiooni ülesanded. Ühesõnaga üks väga loomingune ja põnev protsess saab olema. Suhtuge sellesse nii. See tõesti on, ma väidan ka, kui see stressist ja hirmust natuke nagu üle saate, siis suhtuge sellesse kõigesse uudishimuga. Siis see on, õpite enda kohta nii mõndagi, mida kauem sa selles protsessis vastu pead, siis see kestab ju päris pikalt ka. Ja etteruttavalt ütlen ka, et ja need inimesed, kes siis välja kukuvad, teid on seal tavaliselt 3 või 400, ma ei tea, palju neid aplikante tuleb. Me tõesti ei jõua kõigile teatada, miks ja kuidas. Me isegi, see on meile ka üliinimlik pingutus, et 300 inimest käib nädala jooksul meie eest läbi, et me ei jõua teile nagu seda kommunikeerida kohe alguses, aga ärge selles mõttes, mõelge seda nii, et väga palju on siin juhtumeid, kus inimesed saavad mitmendal korral sisse, rekord vist on suisa 4 korda inimene proovinud ja on lõpuks sisse saanud. Miks? Aga see ongi natuke subjektiivne ala ka. Esiteks, võib-olla tema muutus aja jooksul, 4 korda sisse astus, tähendab, et 8 aastat on vahet. Ta võib-olla leidis endas mingi avatuse üles ja järgmisel aastal ta suutis endas mingit kvaliteete näidata. Samas ka komisjon on meil hästi laiapõhjaline, inimesed vahetuvad, teatrikeel, tunnetus vahetuvad. Seal on teatav kindlasti subjektiivne komponent. Jutu mõte on see, et näitlejaameti üks peamine põletavaid ja üldse kunstniku ameti üks põletavaid selliseid ennast hävitavaid suhtumisi on see, et sa samastad oma edu oma isikuga. Aga see ei ole nii.
et kui te ei pääse seekord sisse, võib-olla saate järgmine kord ja võib-olla ülejärgmine kord te saate aru, et te tahate endale hoopis ilusat elu ja saada miljonäriks, sest huvitava ägeda startup, mis teha maailma päästa ja mitte siin keskmise palga eest Toompeal kogu aeg käia nõudmas ja samas teha rasket tööd, nagu näitu teeb. Nii, et mis teie elu ootab. Et ühesõnaga, me anname endast parima, et teid avada ja välja valida inimesed, kellega, et kui te saate selle ameti omandate, et te ei oleks siis õnnetud. Et tõesti, sest te olete tulevikus, ma arvan, mina usun seda õnnelikumalt siis, kui te tõesti leiate ala, kus teie anded avalduvad. Sellest te saate ju aru, et me oleme kõik erinevad ja meie anded on kõik erinevad. Ja ära samasta ennast nagu selle ühe, et sul on praegu idee, et tahad näiteks saada, tuled sinna ja me anname sulle ülesande ja siis ütleme, eks ole, et vabandustega ei pääsenud edasi, et siis sa samastad sellega, et nüüd sa oled kuidagi, ma ei tea, inimesena või noorena kuidagi kehva või läbi kukkunud. Ei, sa oled nüüd targem. Sa oled nüüd ühe sammu võrra targem. Kui me loetleks neid väga edukaid inimesi, kes on siin lavakas käinud ja pole teatrikooli sisse saanud ja palju kaugemale jõudnud, eks ole. Nende keskmine palk on veel rahul suurem. Ja nad on väga rahul ja nad on väga kõrges positsioonis ja väga huvitavat elu elavad, olgu need diplomaadid või ma ei tea, poliitikud või kirjanikud ja paljud muu ajakirjanikud. Et selle, väga palju selliseid avaliku elu tegelasi on käinud siit koolist läbi ja pole sisse saanud. Ja see pole neid muutnud, nad on aru saanud. Selge, ma ei olegi selle jaoks, mul on hoopis see amet ja lähebki ja jõuab. Mõni on hoopis välismaale õppima mingisse teise teatrikooli, kus on natukene teine domina, kus vaadatakse natuke teissugust annet, siis juba saabki sisse ja saab sealt ka teatrimaailma kuidagi. Et ma tean, et see saab kindlasti olema ikkagi valus. Kellele ikka meeldib see, kui tuletakse, et vabandust, sa ei osutunud valituks. Ja võib-olla see jutt teid ei aita. Võib-olla need on lihtsalt need pisarad, mis tuleb meil kõigil elus kogu aeg ära saada. Aga ma vähemalt üritan. Et arvestage, andekus on igal inimesel hästi unikaalne ja siin on natuke sükest matchi küsimust hetke olukorraga ka. Ja see on lihtsalt samm edasi avastamaks ennast. Ja ühel hetkel on ju ka see, et on indiviidid, aga me hakkame ühel hetkel ka komplekteerima gruppi. Et meil on ka vaja valida selline grupp, mis teineteist tähendab ja nii edasi. Et ühesõnaga seal on hästi palju aspekte, aga äkki on meil küsimusi vahepeal tekkinud? Jah. Veepudel kaasa, et kellel, eks ole, mugavad riided, seda ütlesin. Ja proovige seda kogu protsessi võtta pigem nagu põnevusena ja uudisimuna. Siis see saab olema päris raju seiklus. Loodetavasti, heas mõttes. Kuulge, aga kui küsimusi ei ole, siis ongi meie poolt aitäh. Ja aitäh, et te tulite. Ja ikkagi paneme need kõige olulisemad kuupäevad siis. Et ärge neid siis maha magada. Maha magage. No nii, aitäh ja olge julged. Olge julged.